Tere jälle, siin Tehnikanädal. Täna uurime üht Cobra poolt toodetud auto valvesüsteemi. Nagu öeldud, vaatame täna üht punases karbis olevat auto valvesüsteemi. Karbi paremal küljel on alarmi mudel ning Cobra logo. Taga allpool on kirjas aadress, kus toode on valmistatud. Ülejäänud külgedel ja pakendi peal on samuti ainult Cobra logod. Rohkem pole karbist midagi rääkida. Mis siis pakendi sees on? Üks üsnagi võimas häiresireen, mis kinnitatakse enamasti mootoriruumi, kapoti alla. Üks alarmiblokk ehk juhtimiskeskus, mis kinnitatakse armatuurlaua alla salongi. Selle pealt leiame pistikud, kuhu saab ühendada antenni, ultraheliandurid ning hoolduspaneeli. Hoolduspaneeliga saab võtmete puudumise korral auto valve alt maha võtta, sisestades PIN-koodi. PIN-koodi ning hoolduspaneeli abil on võimalik siseneda programmeerimisrežiimi ja muuta erinevaid funktsioone. Hoolduspaneel kinnitatakse auto armatuurlaua külge. Veel on kaasas üks kapotilüliti, mis kinnitatakse kapoti alla. See on mõeldud selle jaoks, et kui keegi valve all oleva auto kapoti lahti teeb, ei suru enam miski lüliti peale ja häire hakkab tööle. Järgmiseks on kaasas ultraheli liikumisandurid, mis kinnitatakse enamasti auto laeservadesse, pakendis kaasas olevate kinnitustega. Mida need andurid teevad? Need töötavad nii, et üks pool saadab välja ultraheli laine, mis põrkab autos igalt poolt tagasi ning teine pool, mis võtab laine vastu. Kui keegi autos liigutab või sinna siseneb, registreerivad andurid ultraheli lainete muutusi ning käivitavad alarmi. Pakendis on kaasas veel antenn, 2 pulti, Cobra kleebised, mis kleebitakse auto akende külge, ühendusjuhtmed ning muidugi kasutusjuhend. Enamjaolt pannakse valvesüsteem autole külge müügiesindustes. Alarmi turvalisuse tõstmiseks on võimalik süsteemiga ühendada Cobra Driver Card, mille puhul alarmi puldist välja lülitades on lisaks vaja veel näiteks taskus oleva Driver Cardi signaali. Vajalikuks osutub see autovõtmete varguse korral. Samuti on võimalik aktiveerida erinevaid automaatse valvesse mineku ja röövimisvastaseid funktsioone. Sisse ja välja lülitamisel saab soovi korral aktiviseerida summeri heli, mille helitugevust saab muuta. Alarmiga saab ühendada ka automaatse akende sulgemise funktsiooni, mille puhul puldist kesklukku sulgedes sulguvad ka elektrilised küljeaknad. Turvalisust lisab ka see, kui lülitada sisse funktsioon, mis peale auto liikuma hakkamist sulgeb keskluku. Nüüd räägime natuke tehnilistest andmetest. Sireeni võimsus on 115 detsibelli ning tööpinge on 9–16 volti. Süsteemiga saab liita kuni 4 juhtpulti, kuid kui peaks juhtuma, et puldid ära kaovad, siis tuleb alarmivalve alt mahavõtmiseks hoolduspaneelilt sisestada 4-kohaline PIN-kood. PIN-kood on kasutaja poolt ise muudetav. Kõige lõpuks muidugi magus komm suveks. Vaevalt, et te kusagilt leiate veel sellist alarmi, millel oleks IPX7 sertifitseeritud veekindlusega juhtpuldid. Kui ujuma lähete, siis kuhu jätate auto juhtpuldi? Loomulikult võtate endaga kaasa. Sulla mulla. Aitäh vaatamast ning kohtumiseni!